Tere, mina olen Kati. Kui ma 2013. aastal visuaalse lihtsustamise ja mõtlemise koolitusel käisin ja õppisin selgeks teadliku kritseldamise ehk oma plaanide ja unistuste visandamise, siis muutis see väga palju minu elu. Aga see ei muutnud ainult minu elu, vaid see muutis ka minu ümber olevate inimeste elu. Ma nägin, et see on tööriist, mis muudab mind paremaks emaks, mis teeb mind õnnelikumaks ja enesekindlamaks, sest mul on tööriist, millega iseennast kaardistada, oma unistusi kaardistada. Lisaks kasutasin ma seda koolitajana, kus ma nägin, kui palju muutust see toob neile, keda ma koolitan, ja kasutasin seda ka juhina valdkonnas, kus ma töötasin. Ühel hetkel, kui ma olin seda juba aasta-poolteist hästi aktiivselt kasutanud, siis võtsin ma kokku julguse, et hakata koolitama ka just nimelt seda visuaalset lihtsustamist ja mõtlemist. Ma tegin oma esimesed arglikud avatud koolitused ja õnneks oli inimesi, kes mind usaldasid ja tulid sinna osalema. Ühel sellisel koolitusel osales naisterahvas, kellel oli vaja läbi viia üks rahvusvaheline projekt. Ja ta otsustas, et ta kutsub selle rahvusvahelise projekti esimesele kohtumisele ka mind. Inimesed saabuvad erinevatest Euroopa riikidest reede õhtul ja võiks olla mingi selline neid liitev, tore koolitus, mis ühelt poolt on ka kasulik. Läksin siis neile tegema teadliku kritseldamise kursust, sellist lühitöötuba. Olime siis seda koos seal õppimas. Enamused osalejad olid sellised vanemapoolsed, kõik olid õpetajad, sest tegu oli haridusliku projektiga ja olime täitsa sellises toredas olemises, kui järsku vanem härra küsib. Vabandage, mina arvasin, et ma tulin siia projekti kohtumisele ja me peaksime justkui nagu projekti looma hakkame. Ma ei saa hästi aru, et miks me teeme praegu seda, mis me siin teeme. Natuke ehmatas ära ja ma nägin, et see ehmatas ära ka seda naisterahvast, kes mind oli kutsunud. Aga siis ma vastasin, et jah, teil algabki homme see koosolek, aga et täna 11 rohkem tundma õppida ja üks kasulik meetod õppida, mida te homme kasutada saate, siis just sellepärast me seda täna teemegi, et oleks selline vabam õhkkond. Ta küll oli ikkagi natukene skeptiline, aga meil oli kohe ka see töötuba lõppemas, nii et ütlesime ilusti head aega ja nemad pidid järgmisel päeval kohtuma. Aga siis tuli mind kutsunud naisterahvas ja palus, et Kati, kas sul on veel homme vaba? Ma saan aru, et see on laupäev, aga ma näen, et ma ise võib-olla ei oska päris nii hästi seda läbi viia, aga ma näen, et oleks vaja seda projekti väljamõtlemist ja sammude seadmist samamoodi visuaalselt teha. Et ma täpselt ei tea, kui pädevaks me just praegu võisime sellega saada. Ja loomulikult ma olin nõus. Ütlesin, et väike aga on, et ma võtan oma 4-aastase poja ka kaasa, sest et mul oli plaanitud temaga see päev homme veeta. Ja nii me siis, mina ja mu poeg laupäeval uuesti tagasi läksime. Ma võtsin selle meetodi kasutusele ja me hakkasime koos projekti ideedega töötama. Nad olid meeskondades, paberid laual, pliiatsid, kritseldamine, ideed. Siis olid erinevad grupid said kokku, mängisid ideedega, lõpuks selgus idee ja siis oli vaja hakata ideed vormima ja panna siis nii-öelda nendesse sammudesse, et mis on see eesmärk, lühem, kaudsem, tulemused, meediaplaanid, kõik sellised asjad, mis ühel suurel projektil rahastustaotluseks vaja on. Ja me saime sellega nii hästi hakkama, et see vanem härra tuli isiklikult mu juurde ja ta oleks peaaegu tahtnud mind kallistada, aga ta ütles, et Kati, ma vabandan, et ma eile olin skeptiline. Ma saan täna aru, milleks see tehnika oluline on ja kuidas see täna meiega töötas. Sest sa mitte ainult ei aidanud meil töötada projekti ideega ja luua seda samm-sammu haaval paremaks, vaid sa tekitasid meis meeskonna, kellel oli koos lõbus, kes hakkasid üksteist usaldama, sest nad olid enda mugavustsoonist väljas, nad pidid joonistama, mis omamoodi tõi justkui ideed ikkagi silmade, et aitas seostada suurt pilti näha. Ehk siis, aitäh, sa oled teinud meie meeskonna jaoks rohkem, kui keegi teine oleks seda suutnud. Ja see oli minu jaoks väga suur kompliment.
Kusjuures oli üks hetk isegi, kui nad seal töötasid ideedega ja joonistasid, kui minu 4-aastane poeg hakkas järsku ümber meie kõigi jooksma ja tegema häält. Ja mina muidugi ehmusin ära ja mõtlesin, mis ma nüüd tegema peaks, sest et sellist last, kes on hakanud siis niimoodi jooksma ja häälitsema, ei saa päris nii-öelda sõrmeviibutusega maha istuda sundima. Aga õnneks siis üks naisterahvas võttis ta õrnalt oma haardesse, ütles, et tule näita mulle, mis sa siin vahepeal joonistasid ja ilusti see kõik lahenes, aga mis on just see mõte on see, et isegi nendele kohalolijatele ei seganud see, kuna neil oli minu vastu tärganud nii suur austus ja usaldus. Ja ka teie saate oma meeskonnaga seda õppida. Kas siis ise vaadates videosi ja proovides või kutsudes mind appi. Esialgu natuke lühema inspiratsiooniretkena ja edaspidi miks mitte ka konsultandina mõnes aktiivses olemasolevas projektis. Kohtumiseni!